Tere päevast! Meil Mehisaga on nendel seminaridel kombeks juhatada mingid väikeste lõikudega sisse erinevad teemad. Ma juhataks sisse siis nagu treeneri teema, mis pärast leiab laiemat käsitlust juba Tokyo võtmes. Kui Mehis rääkis rahast, olles õppejõud, siis mina ettevõtjana räägin treenerist. Ja ma räägin natuke teistmoodi, sest treenerist tavamõistes on räägitud päris palju ja kõik need probleeme teavad, aga ma räägin nagu natuke selles võtmes, et kuna ma olen igapäevaselt ettevõtja, et siis kuidas, mis minu arust on seal kitsaskohad ja kui konkurentsivõimeline täna tööjõu puuduses, ütleme, et hea tööjõu puuduses, sportlane on aktiivne ja hea tööjõud, igale teisele ka muu ettevõtjale täna Eesti spordisüsteem üldse on. Me võime teha suuri plaane, sisse osta mänedžere, sisse osta peatreenereid, sisse osta oskusteavet või saata täiskasvanud sportlane sinna, aga ühte asja me massiliselt teha ei saa, me ei saa sisse osta esimest treenerit. See, kes hakkab selle väikse lapsega nagu tööle, milline on siis tema võimalus tööturul jääda nagu treeneriks teiste ahvatlevate pakkumiste ees. Algul tundub, et see päris normaalne, spordisüsteem on üles ehitatud, treenerid saavad erinevate kategooriatesse jagatud, treeneri kutseid on 3756, kellelgi on veel 100 kutset antud, aga ei tea täpselt. Ja jaguneb ta ilusti, ei ole üldse halb pilt, võib öelda, et võib ju esmapilgul uhke olla. Nüüd räägime natuke rahast, et ainuke valdkond Eestis, kes räägib tööjõukuludest ja näitab neid ametnike poolt kui kangelastegu ja numbreid, on sport. Mina klassikaliselt oma töötajatega ei saa rääkida, heal juhul ma võin mainida brutopalka, aga kõik huvitab see netopalk. Tööjõukuludest ei taha mitte keegi kuulda isegi, sest sellega pole neil mitte midagi teha. Ja siin on nagu selline asja, et 724 on siis maksimaalne, mille puhul annab teise poole riik. 724 eurot on minu suve abistaja või tudengi palk kuus. Siis ka ma pean otsima teda ikka tulega. Ja nüüd ma toon tagasi siia ühe veel kurvema asja. 3756 on ainult pool sellest. Pool Eestis treenerina töötavatest inimest on haaratud kutsekvalifikatsiooni süsteemi. See on ametlik statistika, mis on selle sama enda süsteemi poolt välja toodud. Selle andis mulle Taimar Lell selle kausta. Ja kui nüüd võtame veel karmimaks selle asja, siis punane jutt tuleb peale 509 ja 1093 vahele. Ehk riik annab seda kompensatsiooni, tööjõukulu kompensatsiooni ainult 5., 6. ja 7. kategooriale, 8. ka, neid on 5. Et võtame nüüd selle numbri, siis see perspektiiv väga suur ja hea ei ole, kui me seda kiiresti muutma ei hakka. Nii, ja nüüd ma nagu ettevõtja aasta aega tagasi, kui ma olin natuke EOK presidendivalimistega seotud, käisin, kuulasin just klubisid ja treenereid ja nagu kaardistasin endale süsteemi vastuolud ära, mis ei tõota jälle väga palju head nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt. Eesti Vabariigi seaduste kohaselt peab kehalise kasvatuse õpetaja ja lasteaiakasvataja olema erialane kõrgharidus. Nende panus kehalisse arengusse ei ole väike, aga kindlasti ta ei ole nagu võimsalt arendav. Seejuures treener, kes teeb temaga seal 5-6 korda nädalas 2 tundi maksimaalsetel koormustel trenni, võib tulla tänavalt oma isikliku kogemusega läbides 60 tundi kursuse. Ei ole nagu jälle selline loogiline, mis me räägime siin, et me tahame maailmaga kaasas käia, et see võimalik oleks. Ma toon ühe teise näite, et alati on võimalik, et me paneme siia Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna või mis ta praegu on Liikumisinstituudi programmi, aga ma toon teise asja siia juurde. Et ma võtsin selle, mida õpetab kõrgharidus lavastajale ja näitlejale. Et tavaliselt nagu näitlejaks sünnitakse, öeldakse, aga miks nad siis nii palju pingutavad? Et see läheb üles kuskile Eesti Olümpiaakadeemia lehekülje, on väga palju ei peasta, aga nüüd tuleb 3 lehekülge asju, mida peab oskama peale lavakunstikateedri lõpetamist lavastaja ja näitleja.
alates soololaulust, kehalised, lavapraktikad, teatri ajalugu, vene keeled ja nii edasi. Tähendab, et kõrgharidus on aastaga kogutud kogemuse summa pluss aeg selle lahti mõtestamiseks. Ka treener peaks samamoodi läbima, nii nagu ta, võib-olla ma olen Nõukogude Liidu aegse kasvatusega ja olen evolutsioonis maha jäänud inimene, et äkki kaasaegselt sünnivad targemad lapsed kohe kaasa sellega. Aga millegipärast ma usun, et see nii ei ole. Et meil on vaja, et meil oleks kas või teatud alad, ütleme, et võtame, et nendel aladel peaksid olema kõrgharidusega treener, mis meil veel oskusteabega on alles jäänud, uusi ma ei ole vastu, kes suudab, see läheb, eks ju, uutel on alati kergem, ka teised on samal stardipositsioonil, aga et võistelda sõudjatega või kümnevõistluses või EP vehklemises, seal peab olema väga tugev ja maailma tasemel inimene eesotsas, kes seda juhib, võrreldes ka teistega. Vastulu number 2, meie uuel olümpiakomitee presidendil on alati üks suur plaan, näeb teist suurt plaani taga ja tal on aastaks 2035 plaanis juurde saada 2000 treenerit. 2000. Ja tema usub, et see on võimalik. Mina usun, et treenerite arv järjest väheneb, sest üks asi ongi see sama asi, et kui treener, noor inimene vaimustuses spordist tahab hakata treeneriks, siis ta ei saa üldse seda kategooriat. Kõrgharidus ei anna praegu mitte mingit kategooriat, natuke annab, mõnel alal ei anna, seal on selline väike, aga süsteemselt sellist asja ei ole. Ja kui ta saab 3. eal, 4. ja 5. saab ta siis, kui tal on mingi tööstaaž olemas, aga see ei ole süsteemne. Ma olen täheldanud, mina näiteks olen Tartu Ülikooli spordiklubi, kellel on kerge jõustik, prioriteetne ala, kõige noorem treener, ma sain just 57. Minust, kes on natuke olnud, seal käib pidevalt noori inimesi läbi ja pärast 2 aasta möödumist nad tulevad, Jaanus, kas sul on mulle tööd pakkuda. Ja kui mina olen selline asjaarmaste hobikorras treener, siis järgmine nooruselt on Taivo Mägi, kes saab kohe 61. Et noor inimene, kui ta ei saa seda 5. kategooriat, kui ta ei saa seda sotsiaalset tagadist, seda vaimustust jätkub 2-3 aastaks, siis ta vaatab mujale. Siis olen mina juba juures, ütlen, et tule minu juurde. Ma olen ühe inimese võtnud Tallinnas, treeneri ametist endale tööle, väga fantastiline töötaja, fantastiline tahtejõuga ja vastupidavusega, väga hea. Ta ise tahtis tulla ära sealt, mitte mina ei tal kutsumas, aga ma tulin talle, nagu mulle sobis. Et milline noor inimene, me peame nagu viima ennast spordisüsteemi konkureerivasse seisu teiste eluvaldkondadega. See noor inimene, spordiinimene on alati aktiivne. Ma räägin, vaimustust jätkub 2-3 aastaks, nii ma näen seda hallis kogu aeg. Praegu on ka plejaad tüdrukud, tavaliselt nad rasestuvad ja siis mees keelab teise lapsega neil treeneri ameti ära. Üks asi veel on, et öeldakse, süsteemi ressurssi peab ökonoomselt kasutama, efektiivselt kasutama. Täna võime meil mehisega, mulle anti just ka 7. kategooria lõpuks ja ma ei pea enam selles süsteemis osalema, aga meie treener, kes on 50 aastat, Jaan Tiitsar, kes oli enne saalis, tõenäoliselt läks trenni, peab aastal 2022 minema jälle eksamine. Et see ei ole nagu mõistlik. Mul on ka 27 aastat firma vana, seal on 23 aastat ja 20 aastat tööd, kui ma neid saadaks kuskile elementaareksamile, nad suruks mul kätt ja läheks lihtsalt minema. Et see ei ole loogiline. Ja 4. vastuolu, mida ma kuulsin, ma nagu ise selle peale ei tulnud, aga sellest rääkisid väga palju piirkondades treenerid, et klassikaline noorte treeneri piirkondades on kehalkasvatuse õpetaja. Kella 3 tunnid, kella 7 treeningud, laupäeva võistlustel, kuna peab treener käima kursustel ja eksamitel perekonda ja enda lapsi ja kõike muid arendama. Tal ei ole aega, aga me oleme maagus leiutada Skype, kes on raske üles panna need loengud sinna Skype'i, et inimene sõidab võistlustele, vaatab, jätab pooleli ja teeb selle kaugjuhtimise teel ära, sest klassikalises mõttes nad on ikkagi noorte treenerid seal, neile piisab sellest 5. Ja mõnele vastuoludele tooksin, et kuhu me jõudnud oleme 30 aastaga. Kõrghariduse devalveerimine treeneri kutse juures, noore kõrghariduse inimese eemale tõukamine treeneri ametist. Siin piisab ainult ühest asjast, ilma ühegi euro kulutamiseta. Andke palun kõrghariduse bakalaureuse lõpetajale 5. kategooria. Äkki ta jääb selle ameti peale. Äkki ta siis jääb. Nii ta ei jää kindlasti, mina võtan ta enne üle. Kogenud treeneride põhjendamatu alg- ja põhikooli saatmine. Täielik, kui me arvame, et praegu on kuskil ikkagi 60% on sellised 20 aastat juba treeneri olnud inimesed, võiks lihtsalt teha nende avalduse alusel 5., 6., 7.
kinnitatakse neile see kategooria ja kõik, jälle mitte mingit eurot vaja. Võib-olla üle 10 aasta esmaabikursused läbida, kuna uued asjad tulevad peale ja 75. aastast tervisetõend viia, et sa ise oled korras. Ja piirkonna treeneritöötaja õpped kutsesüsteemi võimalikult keeruliseks tegemine, viime ta Skype'i, asi on lahendatud. Tähendab, me ei pea midagi raiskama selleks, et täna olla. Me võime teha jõle suuri plaane, aga kui meil ei ole seda esimest treenerit, kui meil on Olger Peeri ja Kaja Aljast, siis ei tule mitte midagi. Jah, jäävad pereprojektid praegu ka, võtame need üksikalade ka, enamus on pereprojektid. Vähe selliseid, on sellised eelmise põlvkonna treenerid, või ütleme meie põlvkonna veel, kes viimane suure nagu laine tuli sisse sporti, kes teevad kutsumusest, meis on õppejõud, mina olen ettevõtja, me saame seda teha, eks ju. Aga klassikalises mõttes täna ja noor inimene, mul on ka lapsed, ma räägin oma laste eakaaslastega, nad isegi ei mõtle selle peale. Ja jah, jalgpalli kutsub, nad seal kuidagi süsteemis on osavad treenerid, kes on talle klubi teinud kuidagi, ja nii edasi, aga see ei ole ju jätkusuutlik asi. Mis siis teha? Uppuja päästmine enda asi. Näete, oleks treenerite liit, ametiühing, kes teeks ka riigiga kollektiivlepingut, tõenäoliselt oleks see võimalik. Miks ei ole treenerite liitu? Sellepärast, et ta on ära tehtud juba. Treenerid, tõstke käsi, kellega on see liit ühendust võtnud kunagi või mingisuguse info saatnud teile? 0, täpselt nagu minuga. Mina esimest korda sain teada, et see olemas on selle artikli alusel. Siis läksin spordiregistrisse, vaatan, et jah, päris lugupeetud inimesed, tähendab, see tehti jälle ülevalt poolt ära see asi, blokeeriti see liikumine ära ja nüüd me oleme seal, kus me oleme. Treeneritel puudub selline survemehhanism, nagu oli, ütleme, et siin õdedel või kiirabitöötajad moodustasid ja arstid ja nii edasi. Sa pead olema partner riigile, et teadvustada, kus me oleme. Kui see ei juhtu, ega siis on see järjest ära mine. Jah, tulevad uued alad, need on lihtsamad, ütleme, kui discgolf on lihtne, seal ei ole ei kutsekvalifikatsiooni ega midagi, seal nad lihtsalt viskavad ja kuna kõik maailm teeb niimoodi, siis tundub, et Eesti on kõrgele. Kui sinna raha pannakse ja olümpiale jõudakse, siis ma tahan näha, kui kõrgele ja kaugele see eestlane jääb sinna. See juhtub nagu tavagolfis. Ja minu lause ongi sellepärast selline alati, et sport on alati number 1, kui protsess juhib treener.